Seekordseks teemaks on kas valimisliidud või erakonnad. Me teame, et meil on ees kohaliku omavalitsuste valimised ja me teame seda, et erakonnad lähevad välja oma nimekirjadega. Samal ajal me teame, et senise praktika järgi umbes suurusjärgus 25% volikogu kohtadest on võtnud enda kätte valimisliidud. Ka seekordsetel valimistel on valimisliidud välja minemas ja tihtilugu on kuulda alati enne valimisi teise suhtes teatud kas hoiakuid, ütlemisi, mõnikord ka süüdistusi, et küll ei ole valimisliidud head piisavalt ja küll ei ole, olge head, võtke istet ja meil läheb siin viisakaks aruteluks. Ja väidetakse ka vastu, et valimisliidud ei ole piisavalt head selleks, et kohalikku elu juhtida. Küllap mõningad killukesed teineteiselt poolt välja öelduna võib-olla on ka õiged, võib-olla on ka konkurenti mõnikord halvustavad või vähemalt ei püüa haavata oma konkurenti. Nii et sellel maastikul on väga palju erinevaid seisukohti ja täna meil on suur rõõm arutleda selle teema üle. Meil on kaks arvajat sellel teemal. Kõigepealt Kaia Ima, kes esindab Isamaa ja Res Publica Liitu ja meie teine auväärne arvaja on Alar Mutli, kes on küll Vabaerakonna taustaga, aga kelle roll selles tänases mängus on pigem seista valimisliitude eest ja ma tundes Alarit ja tema vaateid, siis minu arvates ta ongi veendunud valimisliitude usku vähemalt, mis puudutab kohalike omavalitsuste valimisi. Ma pikemalt ei tahaks seda teemat ise praegu lahti rääkida ja mul on selline ettepanek, et teema sissejuhatuseks te võiksite 5-7 minutit rääkida oma mõtetest ja vaadetest sel teemal. Siis te võite ka omavahel vaielda ja väiteid esitada ja mingil hetkel me kaasame sellesse arutelusse ka publikumi ja vaatame, mis meil siis selle arutelu teema lõpuks sõelale jääb, mida me võiksime siis lõpuks kokku võtta. Ja mul on selline ettepanek, et daamidel on Eesti kultuuriruumis alati eesõigus, et selle tõttu Kaia, ma pakun mikrofoni kõigepealt sulle ja räägi oma mõtted ära seoses siis kohalike omavalitsuste valimistega ja jääme siis selle teema piires valimisliidud versus erakondlikud nimekirjad. Ole hea. Aitäh, Raul. Et täna õnneks seda õhukest jääd ei ole, et muidu on nii, et daamid enne eelkõige õhukesele jääle, eks ole. Meil on siin väga tugev platvorm. Kõik on väga hästi, et olen siia sattunud üsna ootamatult ja viimsel kutsel on ju, ma saan aru, et siin olid väiksed vangerdused, aga hea meelega, kuna ise olen ka kohalik, elan mõne kilomeetri kaugusel Kirna külas siin, siis on ju hea tulla ja hea arutleda. Ma sain küll sellest sissejuhatusest aru, nagu oleks eeldus, et üks esindaks meist valimisliite ja teine erakondi, aga mina pean küll kahjatsuseks ütlema seda, võib-olla väikseks pettumuseks, et mina olen ise kandideerinud nii valimisliitude koosseisus kui ka erakonna koosseisus. Ja kui vaadata natuke ajaloole tagasi, siis minu esimesed kohaliku omavalitsuse volikogude valimised olid aastal 1999. Väikeses Türi vallas enne seda, kui vallad ja linn olid meil ühinenud ja ma võiksin nüüd teha äraarvamismängu, et kui keegi ära arvab täpselt mitu häält ma esimestel valimistel sain, siis mul on ka auhind. Teeme selle vooru ära. Kas keegi julgeb pakkuda, mitu häält ma sain? Nii, olge julged. 27. Nii, 12 oli, 27 oli, mis veel? 50. 3, mis veel tuleb? No ma pakkun oma poolt 147.
ja Türi vallas oleks see suhteliselt huvitav tulemus olnud. Teate, 12 eest ma annan auhinna. Mul on auhind kaasas. 6 aega enne ministriks saamist keedetud aprikoosi pai moos. Aitäh. Palun. Õige vastus on 11 häält. 11 häält, see oli jah võrdlemisi ammu ja toona valimisliidu nimekirjas samm edasi ja mitte see ei ole mitte viide sellele, et valimisliidu nimekirjas ei ole võimalik häid hääli saada, kindlasti on. Aga olukord ja see mõte, miks tol hetkel me olime valimisliidu nimekirjas, kuigi hetkel juba olin erakonna liige, Isamaa liidu liige, siis oligi see, et tegemist oli väikese vallaga. Väikeses vallas teatavasti ei saagi eeldada, et kõik erakonnad, kes tahavad seal väljas olla või erakonna liikmed, kes tahavad väljas olla, suudaksid igaüks oma eraldi nimekirja panna. No ei teki, eks ole, näiteks 5 tugevat nimekirja, lihtsalt neid isikuid nii palju ei ole, neid ei ole mõtet killustada neid jõude ja nii ka tookord me olime valimisliiduga väljas ja tegime oma tööd sellisel kujul. Küll aga ise, kui ma pean võib-olla natuke selgitama, et me enne elasin Türi linnas ja kolisin 6 aega enne valimisi maale ja olin sellise omadele võõrastele oma. Ja ajasime Türi linna asja, siis Türi linnas me läksime ikkagi erakonna nimekirjaga välja ja vaatasin ka järele, et näiteks ühinenud Türi vallas ei ole mitte kordagi olnud väljas ühtegi valimisliitu. Just sellel samal põhjusel ilmselt, et selleks hetkeks oli omavalitsus juba nii palju suur, omavalitsustes elanike arv, valijate arv ja nende kandidaatide arv juba ka nii palju suur, et nad kõik juba grupeerusid ja mahtusid erinevate erakondade nimekirjadesse. Mõistagi ei olda siin kõik erakonna liikmed, kes kandideerivad. Üldse mitte. Võib-olla veerand, võib-olla veelgi vähem nendest kandideerijatest. Teised on lihtsalt mõttekaaslased, kes ütlevad, et jah, teatud mööndustega, aga võt need põhimõtted, see töö, see mulle sobib ja minnaksegi erakonnaga koos. Mis see andnud on? Ma arvan, et see on andnud selle, et on see järjepidevus ehk et järgmine kord küsitakse, aha, teie olite need täpselt selle nime all, see erakond. Ja nüüd ma küsin, mis te tegite 4 aastat tagasi, mis te tegite 8 aastat tagasi, mis te tegite 12 aastat tagasi. Ja see järjepidevus on nii hoitud. Ma tean, selles just ka väiksemas Türi vallas oli kunagi üks valimisliit, mis oli ka mitu perioodi ühe nime all. Aga need näited võib-olla on pigem napimad. Nii et selles mõttes ma olen näinud, et see erakonna nime all suures omavalitsuses olemine on andnud selle järjepidevusega. Aitäh! Ma võlgnen selgitus, et Kaia ütles, et ta on siia juhuslikult sattunud. No mõnes mõttes on tal õigus, sellepärast, et algselt meil oli pikaajalised kokkulepped, et siin toolide peale istuvad Rainer Vakra, kes on väga erakonna usku mees ja Külvar Mand, kes on väga valimiste usku mees. Ja alles 2 päeva tagasi sai meile, õieti eile hommiku lõplikult sai meile selgeks, et kumbki neist ei tule täna erinevatel põhjustel ja mul on väga suur hea meel, et Kaia võttis selle palve vastu ja tuli siia ja kuivõrd teades seda suurt vastasseisu, siis algselt ta oligi mõeldud 2 persooni väitlus, valimisliit versus erakond, et ma saan aru, et meil on nüüd uus näitetrupp ja selle tõttu tuleb siis stsenaariumit või lavastust natuke ümber mängida. Ma unustasin tegelikult ühe asja ära, andke mulle see andeks, et enne kui sa sõna saad, teeksime selle tüki ära. Kindlasti te olete igaüks enda jaoks valmis mõelnud, et mis teie arvates oleks õigem, kas kohaliku omavalitsust peaksid juhtima valimisliidud või erakonnad. Ja ma teeks sellise hääletuse debati algul ja lõpul, siis me saaksime lõpuks aru, et kas debatist oli ka üldse mingit kasu, et kas keegi oma meelt muutis või muutis. Et mul on selline ettepanek, et tõstke käed üles need, kes arvavad, et
see kohalik võim peaks olema erakondade käes. Ei, no mõlemates on inimesed, nii erakonnas on inimesed, kui valimisliitudes on erakond. Mitu kätt meil oli? 1, 2 kätt ja nüüd, kes arvavad, et peaks valimisliidud olema? See on minu meeskond. Oi. Kas meie hulgas on ka erapooletuid? 1, 2 erapooletut, 3 erapooletut. Nii. Kes siis vastutab, kui on valimisliit? Oota, me tuleme publiku võimaluste juurde kohe tagasi, et me laseme kõigepealt soojendusbändil selle asja sisse juhatada või üles soojaks rääkida, siis ma kindlasti tulen ka publiku hulka ja te kõik saate arvata ja küsida. Aga nüüd, Alar, sinu kord. Et tuletage mulle pärast meelde, mulle see vastutuse küsimus alati hirmsasti meeldib, et kuidas see vastutus käib, et ma oma mõtted räägin sellest ära. Aga kõigepealt natukene enda taustast. Alar Mutli nimi ja ma olen Rapla vallast. Ja minu esimene kandideerimine toimus 1996 ja siis oli Rapla vald. Ei olnud veel linnaga ühinenud. Alates sellest ajast olen kogu aeg kandideerinud ja olnud, alguses olidki vist valimisliidud, ma ei mäleta, võib-olla oli mõni erakond ka seal. Aga meie väikses vallas vist oli 2 valimisliitu. Peale ühinemist tekkisid erakonnad, oli hetk, kus ei olnud ühtegi valimisliitu. Siis ma kandideerisin Reformierakonnas. Ma olin natukene aega vallavanem ja peale seda perioodi lõin oma valimisliidu. Mis ta nüüd lõin oma? See on valesti. Meil oli 4 tükki, kes meid kokku sai ja selle mõtte idanema pani. See oli 2012 aasta oktoober, aasta enne siis neid kohalikke valimisi. 2013 me osalesime valimisliiduga valimistel. 1 valimisliit oli ainult, me võitsime need valimised ja peale seda erakonnad panid kõik oma seljad kokku, jätsid meid, kuidas siis on, pealtvaatajateks ja me oleme sisuliselt pealtvaatajad nüüd tänaseni. Ehk teeme seda opositsiooni tööd. Mulle see küsimuse püstitus või nagu seal tahvli peal oli, et valimisliidud versus erakond ei meeldi. Mina neid ei vastandaks. Minu arust on eesmärk haarata kaasa või kutsuda kaasa otsustusprotsessi võimalikult palju inimesi, kohalikke inimesi. Ja seda tuleb teha kas läbi erakondade, kas läbi valimisliitude. No, seda teed kasutada, mis on võimalik, mis on inimestele vastuvõetav. Ma võin öelda, et meil täna on, võib-olla mitte päris pooled, aga umbes pooled. Ja see on, ütleme, 25, mis meid seal on. Umbes pooled väidavad, et nad ei oleks täna kohaliku poliitika juures, kui ei oleks valimisliitu. Ehk et see on võimalus nendel tulla kaasa mõtlema otsustusprotsessi ja minu arust on oluline, et meid oleks seal palju. Valimisliidu üks eelis kindlasti on ka see, et sinna võib kutsuda, seal võib olla koos väga palju erinevate erakondade esindajaid. 2013 valimisteel meie valimisnimekirjas oli kõik, kaasa arvatud kuningriiklaste esindajad, ei olnud ainult ühtegi IRL-i esindajad, aga teistest erakondadest kõikidest oli. Et see on nagu see keskkond, mis lubab inimestel kokku tulla ja kuna minu arust kohalik poliitika on rohkem selline kommunaalpoliitika ja ei eelda maailmavaatelisi otsuseid, eks, et kas hooldekeskus ehitada või mitte, see sõltub kohalikust olukorrast, kohalikust rahakotist. Seal ei ole väga palju maailmavaatega pistmist ja need otsused tuleb langetada koha peal ja minu arust just kõigi nende inimeste osalusel, kes vähegi on nõus kaasa tulema mõtlema. Et seetõttu nagu seda vastandust ei poolda. Aga samas ma näen tegelikult, et valimisliit ja erakond on natukene ikkagi antagonistlikus vastuolus. Erakonna nimekiri esindab erakonda. Valimisliidu nimekiri esindab kogukonda. Võime öelda ka vabakonda. Ja mida tugevam kogukond, seda vähem vajab ta erakonda. Ja võt erakondadele see ei meeldi. Nemad tahaksid olla igas piirkonnas esindatud ja tugevad. Ja kolmas asi, mis ma tahaks veel öelda, et tegelikult ei ole meil neid erakondade nimekirju. Et meil on erakonna nime all tegutsevad valimisliidud. Ehk et nagu Kaiagi ütles, et erakonna nime all on ju ainult umbes 20%, kes kuuluvad erakonda. Teised on ju täpselt samamoodi ei ole erakonna liikmed, ehk sisuliselt on ju tegemist valimisliitudega. Ma võib-olla
lisaksin siia juurde veel ka seda, et mina selles osas ka seda vastandumist ei näe, et üks on halb või teine on hea. Ei ole sellist jõujoont siin otseti vahepeal, sest olukorrad võivad olla erinevad. Kui mingid aastad tagasi oli siin küsimus selles, et kas valimisliidust keelata ja lõpuks see asi pöörati tagasi, siis sellel olukorral, sellel ajahetkel oleks see otsus olnud täiesti vale, sellepärast et nii nagu ma ütlesin, et vald, kus on 500 inimest, 600 inimest, 1000 inimest, siis üldse neid nimekirju sinna väga palju moodustada on väga keeruline, lõpuks ta oleks ikkagi pidanud olema siis sisult valimisliit. Mis aga ei sega seda, et erakonnad oma nimekirjadega teevad ka head koostööd omavahel ja ka erinevate erakondadega ja nende liikmetega, et näiteks jälle minu oma koduvallas, mis ma arvan on piisava suurusega circa 10 000 inimest, on läbi aegade meie nimekirjas olnud vist, ma arvan, et 3-4 muu erakonna liikmeid, ilma mingi tüli või pahanduseta, aga nad lihtsalt on leidnud, et see seltskond on sobinud ja nendega näiteks ka enda esindatust ei ole seal olemas olnud. Aga mis on see pluss olnud ka, et mina nagu ei julge seda väita, et erakond teeb kohalikus omavalitsuses selle nimekirja. Ei, ikka meie ise koha peal teeme. Ise koha peal olles need inimesed, selle kogukonna osa ja meie oleme saanud oma Türi vallas kõik need asjad nii aetud, et meie tuumik on jah, erakonna liikmed ja need teised ütlevad, et teised inimesed, et see mõttelaad, need tegevused, see sobib. Mis selle pluss võiks olla, on see, et see annab ka tagurpidi tagasisidet erakonnale kohaliku elu küsimustest, nendest probleemidest ja on mõneti üsna hea ora selle erakonna talla all või kus iganes. Sest et kui mingi asi riigi tasandil on kehvasti tehtud, siis küsitakse ju koha peal ka selle erakonna, kuulge, mis te teete seal Tallinnas? Ja see on see, mis sageli on erakondadele üsna ka käivitav mõju, ütleb, et me ei saa nii, kui Tallinnas tehakse lollusi, siis koha üks asi on kehvasti. Nii et ka see tagasiside ja see peegeldus on hea. Loomulikult võib olla omavalitsuste kaupa olukorrad erinevad. Kus on rohkem Tallinna kätt, kus vähem, kus on kohapealsed inimesed ise tugevamad. Nii et eks need situatsioonid on erinevad ja sellepärast ma arvan, et ongi need võimalused erinevad. Mis praegustel valimistel tulemas on, mis on võib-olla eripärane, on see, et tänu ühinemistele on situatsioon hästi keeruline ja selle ühinemise käigus võib olla jälle uuesti see hetk, kus öeldakse, et see valimisliit võib-olla aitab seda kogukonna huvi selles mõttes paremini esile tuua, et võib-olla ühes vallas oli üks erakond ja teises oli teine ja kolmandas kolmas ja kuidagi seda asja keskpõrandale kokku tuua. Nii et kindlasti see praegune valimiste kord on selles osas natuke keerukam, nii nagu varasem oli väga väikestes valdades oli olukord teine, kui suurtes oli jällegi võimalused erinevad ja muidugi siin, eks siin kolleeg kõrvaltoolil ütleb, et valimisliidul on tehtud kambakas, eks ole, et erakonnad on teinud, aga siin see ei sega asja, et meie võitsime valimised ära ja pärast ühinemised, kui me ise ühinemisi 2005, kui ma olin enne seda Türi linnapea, siis 4 omavalitsuse ühinemise läbi viisin ja pärast seda siis kohalikel omavalitsustel me viisime selle ühinemise läbi, võitsime need valimised omas ringkonnas, aga see tähendas ikkagi seda, et pandi ka seljad kokku ja siin selles mõttes, et kas panevad seljad kokku opositsiooni poole pealt väiksemad ühte või teistpidi, et see olukord on alati hästi kirju. Nii et olukord võivad olla erinevad ja vajadused erinevad. Ja selge see, et erinevad olukorrad ja ega see kambakas oli muidugi veel nii lahe, eks, et sotsiaaldemokraadid läksid pooleks, üks läks opositsiooni või tähendab, üks läks koalitsiooni, teine jäi opositsiooni. See on tugeva erakonna märk, et jääb mõlemale. Absoluutselt, eks, et kuhu vaja on, aga ega see on paratamatus. See on see meie valimiskord ja meie valimissüsteem, mis võimaldab seda teha. Aga ma korra seda peegeldust nagu, ütlen ausalt reaalselt, mina seda peegeldust nagu, et mis te seal Tallinnas teete, et me nagu koha peal sellepärast mõni erakond kannataks, et seda ei ole. Aga ma ei usu ka, kuna ma olen ise kogenud, et seda, et kui koha peal mingi jama erakonna nime all juhtub, et siis Tallinna kontorid väga ei sekku, et ma ei tea kõikide erakondade puhul, aga meie puhul, määral teisel sekkus küll. Et seetõttu, tegelikult minu küsimus on alati see,
et kas kohalikud inimesed vajavad erakondi või erakonnad vajavad kohalikke, eks, et ja ma tunnistan nagu, kui ma võtan ennast valijana, et milleks mul on sealmaal need erakonnad, et mul on inimesed olulised, kes seal on, aga kindlasti erakondadel, nagu näha valimistele tulles, neil on oluline esindatus piirkondades, et loetakse üles, kui paljudes piirkondades üks või teine erakond väljas on, et see on oluline, erakonnale on see piirkond oluline, piirkonnale erakonda ei ole alati oluline, aga inimesed, kes seal tööle hakkavad, on olulised. Eks see toimub ka nii, et erakonnad tihtipeale loevad ka seda, et mitmes valimisliidus tema liikmed on esindatud olnud, nii et loetakse ka seda, nii et selles mõttes see väga vahet vist ei ole. No te kumbki ei välista ja ei ülista üht ega teist ja ütlete, et mõlemad on võimalikud. Kas ma võin küsida või utreerida, et kas erinevate suurusega omavalitsustel võiksid siis erinevat tüüpi mudelid paremini sobida kui teistel juhtudel? Võtame kas või näiteks Tallinna linna, et kas Tallinna linna võiksid ka valitseda valimisliidud või on see Tartule sobilikumad kohas, et kust maalt üldreeglina on selline levinud arvamus, et suured linnad, tead, sinna ei ole valimisliitudel asja, erakonnad teevad seal oma asja ära. Aga kas võib niimoodi mõelda, et teatud juhtudel on mõistlikum valimisliidud ja teatud juhtudel erakonnad? See ongi vist see küsimus, kuidas kohalikud inimesed ise otsustavad, mis nad tunnevad, mis ühel või teisel ajahetkel ühes või teises omavalitsuses paremini sobib. Kui võtta lihtsalt selle baasilt, et kas erakonna nimekirju selleks, et inimesed saaksid kõik olla oma panuse anda ja leida endale selle sobiva erakonna nimekirja, et kui kõik erakonnad on esindatud, siis eelduslikult ta võiks leida endale sobiva maailmavaatega või sobiva seltskonna, siis teatud omavalitsuse suuruselt see reeglina peaks juba olema võimalik. Nii nagu ma kogu aeg oma koduvalla näidet on, siis ma olen näinud, eks ole, et 10 000 vallas mulle tundub, et siiski kõik inimesed on leidnud selle sobiva koha, kus siis valida või kandideerida ja kuhu oma panus anda. Väga väikestes omavalitsustes on see keeruline, seal võib mingi tuumik ühest erakonnast kerkib välja, on tugev, aga see, et neid olekski näiteks seal 5 erinevat, võib-olla ei ole väga reaalne, et seal väikeste puhul nagu juba tundub, et eelduslikult peaks olema valimisliidud ka. Suurte puhul seda survet enam ei ole. Kui seal on mingi muu põhjus, miks seal peaks olema valimisliit, tundes kohalikku elu, keegi võib öelda, et jah, see kuidagi toimib seal, mingi põhjusel on vajalik ja ka seal ta võib olla, aga seal see surve ilmselt on väiksem. Et ma ei tunneta Tallinna linna, ma ei tea, eks, et iseenesest muidugi võiks ju valimisliidud seal olla, aga tegelikult on minu arust rohkem probleem selles, et erakondade jõud, kõige suuremad jõud erakondadest pannakse Tallinnasse. Ja kuna erakonnad, lihtsalt oma olemuselt on nad rohkem pildil kui valimisliidud, nende liikmed on tuttavamad kõigile ja nad kogu oma jõu suunavad Tallinnasse, siis valimisliitudel on seal raske nagu vastu saada. Ja tänu sellele nagu tundub, et erakonnad on, see Tallinna linn on see, kus erakonnad peavad võimu võtma, eks, et Tartus on juba situatsioon teine ja veel väiksemates omavalitsustes tuleb see valimisliitude osatähtsus juba hoopis rohkem, eks, et ma veel kord ütlen, et minu arust on eesmärk see, et kohaliku elu korraldamise juurde tuleks võimalikult rohkem kodanikke aktiivseid, sest et kui valimisaktiivsus on 40-50%, siis see on minu arust häbiasi ja tegelikult eesmärgiks seada, eks, et 4 aasta pärast on vähemalt 60% valimisaktiivsus. See on selline selge eesmärk ja mis näitab kodanike kaasamist sellesse otsustusprotsessi ja nende huvi tekitamist olla otsustajate juures. Ja see on, ma arvan, nagu valimisliitudel natukene lihtsam, sest tahes-tahtmata see suure erakonna bränd, see peegeldub sinna allapoole ka, eks, et ükskõik mis, et me ju teame, mis toimub. Tallinnas võib-olla on ka selle võrra keeruline. Seal ei ole valimisel niivõrd tähtis see
otsesuhtlus või see ei pääse nii mõjule, seda inimest nii otse võib-olla ei tunta ja sageli siiski see hääl antakse sellise üldise tundmise ja üldise brändi pealt. Kohalikes omavalitsuses, mis on väiksemad, seal teatakse naabrit ja teatakse, kus sa koolis käisid ja teatakse, mis sa eile tegid ja mis sa homme teed, et seal on väga palju personaalsem see ja seal selline üldine bränd mõjub vähem. Nii et aga erakondade poole pealt ma näen ka seda, et võib-olla ka kui on stabiilne valimisliit, mis on läbi aastate olnud oma sama nimega või sama tuumikuga, on ka see pool, et kui see seltskond suudab olla nii palju mõistlik, et ta suudab endaga kaasa tõmmata teisi inimesi, kes võib-olla näiteks erakonnas, ta erakonda ei astu iialgi, aga ta ütleb, et jah, need inimesed ajavad mõistlikku asja, see on mõistlikud normaalsed inimesed ja me suudame juba enne omavahel nõnda arutada aastate kaupa küsimusi, et me ei lähe tülli, ei lähe 4 aasta pärast tülli ja suudame siis edasi minna ja vastutada selle eest, mis me tegime varasemalt, siis see on üks selline nagu proovikivi ju ees ka juba. Ja võib-olla kui Tallinnas, võib-olla ka Tartus selline üldine erakonna reiting on oluline, eks ta mujal mõjutab ka. Aga jälle, mina julgen öelda, et mina sain Türi linnapeaks sellel hetkel, kui Isamaaliidu toetus oli vist mingi 2,5, eks ole. Et see ei avalda üldjuhul kohapeal, kui kohapeal on tugevalt asja aetud, ei avalda olulist mõju. Mõningast küll on mitte olulist. Ma tahaks Ana sinuga natuke vaielda, et sa ütlesid, et erakonnad panevad kogu jõu Tallinnasse. Mingil määral on sul õigus, aga teisest küljest me näeme, kuidas nad praegu saadavad inimesi, kes Riigikogu valimiste ajal elavad Tallinnas ja kohalike omavalitsuste valimiste ajaks kolivad kuskile väiksemasse linna või maakohta. Et selle kohta nüüd on omaette termin ka välja mõeldud, sul on vist mingi taolisele nähtusele viitav märk isegi rinnas. Et see päris vist nii ei ole, ja ma tabasin ennast ühelt mõttelt, et kas meie avalikkus ei tee ka natukene karuteenet selle kohalike valimiste osas, et alati kui valimised on läbi, siis tehakse loendust, et palju Keskerakond kogus hääli, palju Isamaa kogus hääli, palju Reform sai ja need on üldse, tähendab, vaata nende ja tehakse sealt automaatne järeldus, et see on nüüd selle erakonna hetke reaalne toetustase ühiskonnas. Ja nüüd selleks, et seda reitingut näidata, nüüd siis pingutatakse välja nende nimekirjadega ja kuigi võib-olla pole oma inimesi sinna rohkem panna kui 1-2 nimekirja ja ülejäänud korrutakse nii-öelda küla pealt kokku. Et kas see ei ole ka omaette nagu põhjus, miks erakonnad kangesti tahavad välja minna, et enne Riigikogu valimisi saada üks selline tugev argument, et näed, avaliku uuringu küsimused või tulemused tegelikult ei peegelda seda olemasolevat toetust, aga vaadake, lugege nüüd hääled kokku peale kohalike omavalitsuste valimisi ja te näete, kuidas on milline on tegelik erakondade toetus. Et kas ajakirjandus, kes seda kõike võimendab, teeb kohalikele erakonnale või elanikele ka mingil moel nagu öelda karuteene? Mingi 5 aastat, võib-olla natuke rohkem, natukene vähem tagasi ma juutlesin ka selle küsimuse üle, et miks erakonnad loevad kokku kõik need nende võimupositsioonid või nende erakonna liikmete käes olevad võimupositsioonid, ehk meil on vallavanem seal, eks. Ma saan aru, ma olen hästi paranoiline inimene, aga minu arust see on selline avalik reklaam ettevõtjatele. Et see võim on selles vallas meie käes, et natukene toetust meie kassasse ja nendes kohtades me suudame teid aidata. Et seda mõttekäiku ei pea väga tõsiselt võtma, aga kah üks variantidest tegelikult.
see tundus mulle kuidagi sihuke võõravõitu, aga muidugi sellega ma olen kaunil nõus, et ilmselt see, et küsitakse või tehakse seda kokkuvõtet, jah, et ilmselt selle järgi ju ka mingisugune meediamõju ju loomulikult on või mingi selline peegeldus, eks need küsitlused ja need, mis vahepeal tehakse, eks see on ka see, mida vaadatakse, aga see läks nüüd minu mõttest natuke kaugele. Ma vahepeal proovisin piiluda ja tal oli, mis sul rinnas on, sul on pardipilt või? Muideks teate, jälle, issand, kuidas mulle mu enda koduvald meeldib, on ju kohalikud valimised tulemas ja ma muudku aga proovin selle näitel rääkida. Türi vald. 4 aastat tagasi üks erakond meie koduvallas praktiliselt ei teinudki muud kampaaniat kui seda, et ei partidele. Ja silmas peeti kogu aeg ühte parti, selle nimi oli Kaia Iva, kes oli sel hetkel Riigikogu liige, kandideeris IRL nimekirjas, tegin lausa eraldi reklaami selle kohta, et olen praegusel hetkel Riigikogu liige. Kui osutun volikokku valituks, ei lahku Riigikogust, vaid lähen volikokku tööle siis, kui minu Riigikogu mandaat lõpeb. Tegin täpselt nii, kui minu Riigikogu mandaat lõppes, läksin kohalikku volikogusse, olin seal 1,5 aastat kuni ministriks saamiseni ja nüüd mitte liiga tagasihoidlik olles, julgen öelda, et minus oli seal volikogus kasu. Kiidan ennast. Ja ma arvan, et täpselt nii teema ka sellel korral. Ma täiesti kindlasti kandideerin oma kohalikus omavalitsuses, ütlen, et ma ihu ja hingega toetan seda nimekirja, annan oma mõttetöö, annan oma eeskuju, osalen selles ja kui minu ametipositsioon seda võimaldab jälle, siis lähen kohalikku omavalitsusse, volikogusse ja olen seal edasi. Nii et selles osas pardid sobivad ja vahetevahel võivad neist ka luiget saada. No ütleme Kaia, jah, ütleme, sa ei ole tüüpiline part ju. Et sa elad ju seal ja sa käid sellest elukohast Tallinnasse tööle. Aga meil on neid parte, kes ikka elavad alaliselt Tallinnas ja käivad siis kohalike valimiste aegas, kes käivad Põlvasse või Valka või kuskile maale häälpilmas. Aga see ei seganud 4 aastat tagasi tegema suurte loosungitega mulle niisugust pardipraadi pakkumast. Aga mul on nüüd selline mõte tulnud, et te ligav ei hakkaks ja et te saaksite selles arvamise virvaris osaleda, et ma pakuks mikrofoni nüüd teile ka ja andke mulle siis käega märku, kes tahab sõna võtta, et ma siis tulen teie juurde mikrofoniga. Aitäh, Andres Herkel, ma ei oleks võib-olla seda sõna võtnud, aga ma ootasin, et siin diskussioonis tuleb üks aspekt veel esile, ei ole tulnud selle tõttu, ma selle tõstatan ja küsin. Põhimõtteliselt ma olen nõus sellega, et see vastandus ei saa olla terav ja ta ei pea olema terav inimese kvaliteeti, poliitiku kvaliteeti, see ei muuda, millises nimekirjas ta kandideerib, lihtsalt kandideerimisõigus peab olema kõikidele tagatud ühesugusel moel. See Eesti ühiskonnas kõneldi teravaks sellel perioodil, kui hakati valimisliite ära keelama ja Kaia seda mäletab ja sellele osutas ka ja sealt on see teravdatud vastandus tulnud, et ma ajaloolise ekskursina võin öelda, et praktiliselt kõik tollased suured erakonnad mingil hetkel kaalusid seda, et oi kui tore mõte, me suurendaksime oma mõjujõudu, aga perioodil 2003 või 2007 Riigikogus toonane Isamaliit ja toonased mõõrukad, mõlemad on nüüd poliitikas natukene teise nime all, aga siiski vastustasid ja aitasid Allar Jõksi selles iseenesest õiglases võitluses, et valimisliitude õigus valimistel osaleda säiliks ja kindlasti see oleks Eesti demokraatiale olnud väga halbade tagajärgedega, kui niisugune katse oleks läbi läinud. Aga nüüd tulles sellise akuutse praeguse teema juurde, minu meelest teema on see, et need 2 tüüpi nimekirjad on erinevate võimalustega valimistel. Ehk siis erakonnad on riigieelarvest rahastatud 5,4 miljoniga aastas, sealt jätkub ka võimalusi toetada kohapealseid nimekirju, trükkida voldikuid. Ma olen küllalt kuulnud ka seda argumenti, et miks üks või teine kandidaat eelistab erakonna nimekirja, aga nad teevad selle valimiskampaania asja mulle valmis, mul on lihtsalt.
aga valimisliitudel sellist võimalust ei ole. Ja selle küsimuse ma tahaksin nüüd tõstatada, et Jüri Adamsi abiga me koostasime eelnõu, mille pealkiri oli kohaliku demokraatia toetamise eelnõu, mis nägi ette siis seda, et sellest samast rahast mingi osa läheks valimistel edukalt olnud valimisliitudele, aga lahenduse teine variant lihtsalt erakondadelt selle raha oluliselt vähendada ja määratleda selle sihtotstarve nii, et kohalikel valimistel erinevad nimekirjad ei oleks erinevas olukorras. Kaialt ma küsiks siis seda, et kas IRL on valmis säärast algatust toetama ja Alarilt ma küsiks seda, et kas see kohaliku valimisliidu vaates on oluline küsimus, et kuivõrd selline ebaõiglus iseenesest mõjutab. Aitäh! Eks see sõltub ju sellest, mis lõpuks on ühe või teise algatuse päris sisu. Tavaliselt see saatan on ikka detailides, et kui arutama hakata. Aga kui vaadata, et kas see ebaõiglus on võib-olla nii üheülbane, nagu sa Andres välja tõid, kohalikul omavalitsuse roll ja erakonna roll seal kohalikus omavalitsuses on ka üheti ka see, millest ma enne kõnelesin. Et see tagasiside ülesse poole, see sund, see surve ja ka selle poole sidustamine. Ka see on tegelikult vajalik töö nii riigi tasemel kui Riigikogu tasemel. Ega ei ole sugugi lihtne neil erakondadel, kus kohalikus omavalitsuses oma nimekirjaga välja ollakse, sest nii nagu ütlesin, kõige teravam ora on ikka see enda erakonna nimekiri, enda erakonna inimesed, kes koha peal toimetavad. Ja kui nad veel juhtuvad, et nad võimul on, siis selles kohalikus omavalitsuses, siis seda tugevam see surve altpool on. Jälle kui vaadates, et kui palju kohalikel valimistel on erakonna positiivset mõju, siis ma usun, et see ja raha poole mõju ilmselt on igal juhul suurem jälle suurtes omavalitsustes. Väikestes omavalitsustes ma arvan, et on see suhteliselt tagasihoidlikum, ta on küll olemas, aga ta kindlasti on väiksem. Ja kui ma vaatan jällegi, et kuidas meie praktikas toimetame, siis valdav osa ressursist, mis me kasutame, on ikkagi ka just oma näppude vahelt korjatud. Nüüd võiks küsida, et kas erakonna nimekirjas väljas olemine on ka midagi negatiivset, ehk et kui see, et riigieelarvest on erakonnad rahastatud, on positiivne, kas on midagi sellist, mida sellega tasandada tuleb, siis eks seegi on siin ju juba läbi käinud, et erakonna kuvand ühel või teisel hetkel võib ka koha peal olla pärssiv. Miks mõnedki valimisliidud on ju aeg-ajalt tekkinud ja ilmselt tekivad ka edaspidi, on see, et mingil hetkel erakond ütleb, et ta seis või kuvand on kehvavõitu ja ta sellepärast ei lähe erakonna nime all. Nii et eks siin on sellisi plussid ja miinused mõlemad pidi. Kellele ei meeldiks, kui sulle öeldakse, et siin on raha, võta ja kasuta. Ma arvan, kõigile meeldib. Aga ma kindlasti täitsa meelega üldse ei tõstatanud teemat rahaks, sest kui küsida, kas mul on kade meel vaadata, kuidas erakonnad saavad oma materjalid trükitud kuskil kontorirahade ja kuskilt mujalt, siis ütlen ausalt, ei ole. Mina ei vaata väga palju nende rahakotti, ei loe palju nad kulutavad. Me katsume oma asjadega ise hakkama saada. Saime 4 aastat tagasi ja saame ka seekord. Jah, täpselt nii palju, kui me ise kogume, nii palju me ise saame ka ära kulutada. Aga kui ma tulen natukene jälle tagasi alguse mõtte juurde, et tegelikult on ka erakonnad ju valimisliidud, ehk nad ei ole 100% ei koosne erakonna liikmetest, siis eks see ebavõrdlus ole küll. Ja kui keegi suudab selle lahendada, mis saab mul selle vastu olla, aga midagi ei jää tegemata, kui see süsteem samamoodi edasi läheb, et ükski valimisliit tulemata küll ei jää. Et ma tõlgiks natuke, härra Maurus on alati kodus, kui raha tuuakse. Absoluutselt. Ja mul see kontonumber on ka avalik alati. Ja vahetevahel on ka see fenomen ju veel, et kui annetada on vaja, siis lihtsam on mõneti annetada kodanike ühendusele kui erakonnale, sest sellisel juhtumil, kui seda abi otsida või rahalist tuge, siis vahetevahel öeldakse, aga sellisel juhtumil nagu oleks mu maailmavaade väga paigas, et kõrvalt tuge otsida, vahetevahel on ka need nüansid veel siin juures. Ja.
nii, ma liigun publiku hulka nende juurde, kes kätt tõstavad. Ma kohe tulen teie juurde. Võtame siit ikka siis vanuse järjekorrast. Ma tahtsin seda öelda, ma hakkaksin algusest peale. Ta küsis minu käest, et kes on kaua aega olnud parteis. Ma olen Vabaerakonna liige ja ma olen selle üle väga uhke, kuigi ma alustasin pensionäride ja perede erakonnaga. See tähendab seda, et üle vabariigi. Aga nüüd oleks küsimus teile kõigile. Kas nüüd uus valimissüsteem, 16-aastaste noorte valimine haarab nüüd ka kohalikke valimisi? Ja kui see nüüd kõrvalistus noor, kes oli 16-aastane ja tal oli väga segased seisukohad ja arvamused, aga see polegi midagi imestada. Mina astusin perede pensionäride erakonda siis, kui olin juba 40 aastat vana ja ma olin 15 aastat peasekretär. See tähendab seda, et ma olen olnud kogu nende asjadega. Kord on lubatud valimisliidud, siis on ära keelatud, siis on jälle lubatud, siis on jälle ära keelatud. Nii et asi on segane olnud siiamaale. Ja mina saan nüüd olla ühe või teise poolt ainult sel puhul, kui ma tean, kas need noored kuuluvad praegu ja tahavad meie valimistest, kohalikest valimistest osa võtta. Seepärast, et uhkusega ütlen, et see 40 000, mis kaitseb meid idapiiril praegu, 40 000 kiirvõitlejat, seda on NATO ja selle jaoks on meil praegu saadud, et siin on meie ravi ja rehabilitatsiooni rahvusvaheline ilmalinna. See tuleb Jõgeva rajooni, Jõgeva maakonda, kus on 39 000 nüüd elanikku. Hästi, ma võin öelda, et need noored just saavad valida kohalike omavalitsuste valimistel ja nad ei saa veel Riigikogu hääletada. Et selles mõttes noortega on kõik asi korras, aga ma nüüd liigun mikrofoniga seda tahapoole. Ma olen Seidelberg ja avaldaksin kõigepealt arvamust või hämmeldust, et te nagu eitasite ja pidasite tühiseks seda, et parteid nagu soosivad tööstused. Mul on isegi olemas näide ja tõendus, et toimub isegi midagi enamat. Ja ma küsiksin teie käest praegu, et kas teie olete tähele pannud varasemast Riigikogu toimingutest, kus on nii-öelda pardid soodustanud, et Riigikogus läheb midagi läbi, mis on kohalikule vajalik kasulik. Hästi saanud aru, et erakonnad... Ma püüan tõlkida, et keskkontoritest saadakse pardid maastikule, osutuvad valituks, samal ajal jätkavad Riigikogus ja kas sellest on iseenesest kasu, et nad nüüd Riigikogu liikmetena samal ajal olles volikogudes on midagi väga kasulikku, võimsat ja head volikogude heaks ära teinud. Umbes niimoodi ma tõlkisin ära selle küsimuse. Ma arvan, et see sõltub jälle igast või sellist isikust, kes missuguse panuse annab ja miks ta ühes või teises kohalikus omavalitsuses on kandideerinud. Kui on selline isik, kes ütlebki, et annab oma nime, ei huvitu, mis seal koha peal toimub ja võib-olla rohkem oma jalga sinna ka ei tõsta, siis ma arvan, et temast ka seal pärast kasu ei ole. Aga kui on see tegelik side olemas ja huvitutakse selle kohaliku omavalitsuse elust ka edaspidi ja nii nagu siin toodud ka näide, et kui Riigikogu töö lõpeb, minnaksegi kohaliku omavalitsuse volikokku ja seal tõesti ikka kõvasti õlg alla pannakse, siis on sellest kindlasti kasu ja ikkagi positiivses mõttes kasu. Nii et see side kohaliku omavalitsuse ja Tallinna vahel pole üldse halb. Aga kui otsida, et kas siin võiks olla ka negatiivseid asju, et kas sellest midagi halba juhtub,
siis kui loomulikult on ka alati see oht olemas, et kui väga jõuliselt hakata ühe omavalitsuse mingit ühte konkreetset asja ajama, et unustada see üldine riigi huvi, ega ka see on võimalik. Nii et see sõltub ikka sellest poliitilisest kultuurist, kuidas üks või teine konkreetne saadik oma tööd teeb. Võib-olla vastan ka, et mulle üldiselt see ei meeldi, et Riigikogu saadikud tulevad kohalikesse volikogudesse tööle, eks, et võib-olla ka see, et see võtab tegelikult kohalikelt endalt mingisuguse võimaluse ära. Ma usun, et on erandeid, kes tegutsevad täiesti ausalt ja näevad vaeva ja punnitavad, aga pigem selle mass moodustab ikkagi lõpuks see, et hääled või valimiste ajal rohkem hääli saada ja saada võimule ja peale seda nagu need Riigikogu omad vaikselt hajuvad ära. Sest tegelikult kui tahta panustada kohalikku omavalitsusse, siis neid võimalusi ka väljapool volikogu on küll ja küll. Komisjonid töötavad, sinna saab inimesi kaasata, kes on huvitatud. Et selles suhtes nagu, et me tuleme nüüd sealt Riigikogus, saame selle parema aimu, mis maal toimub, siis ma nagu ausalt öeldes natuke kehitan õlgu ja aru sellest hästi ei saa. Kui veel küsimus on selles, eks ole, et samaaegne, see mis nüüd praegusel hetkel on see võimalus, et olla samaaegselt Riigikogus ja kohalikus omavalitsuses, siis ilmselt kes poliitikas või Riigikogus süvitsi rohkem on sees olnud, teavad, et minu enda seisukoht oli mitte küll tulihingeliselt, aga leebelt pigem see, et anda suuremat aluspinda, siis mitte lubada kahel toolil korraga olla. Aga ma näen ka selles neid positiivseid jooni, mida ei saa eitada, aga ma toetasin seda varianti, et ühel ajal olla ei saa, et olen kas ühes või teises, eks ole, ja kui mu üks mandaat lõpeb, siis olen teises. Aga seal on ka mingeid positiivseid asju, nii et ma usun, et siin me tundub, et on ka selline 50-60. Üsna mõistlik variant vist oleks see, et iga järgmine mandaat tühistab eelmise. Mulle see meeldiks, see on siis on igal inimesel on vaba valik, kas minna valimistele või mitte, teab ette, mis on tema suuremad eelistused ja nii käitub. Aga minu kõrval on siin Lee Hänni ja mul on suur au temale anda mikrofon. Olen siin Vabaerakonna debati juures juba teist vaatust, olete huvitavad teemad osanud valida, aga nüüd kohalike valimistega seoses on mul selline mõte, et valimised, ka kohalikud valimised on iga rahva jaoks väga oluline sündmus. See on nagu omamoodi ristteele jõudmine, kus on võimalik senist kurssi korrigeerida, valida mingi uus suund. Aga selleks, et see valik toimuks, on vaja sõnastada niisugused valimiste põhiküsimused. Kas kohalike valimiste põhiküsimuseks on see, kuidas suhtuda partidesse? Kas kohalike valimiste põhiküsimuseks on valimisliitude ja erakondade nimekirjade vastandamine? Mina ütlen, ei, see ei saa olla nende valimiste põhiküsimus. Pärast haldusreformi on nende valimiste põhiküsimus selles, kuidas hakkab elu kujunema pärast valimisi, milliseks kujuneb erakondade või avaliku võimu ja kohalike kogukondade nii-öelda koostöö. See oli eelmise debati teema. Ja ma arvan, et me siin peaksime kuidagi suutma sõnastada need ristteed, mis meil selles valikus on. Kuidas hakatakse võimu teostama pärast kohalikke valimisi ja sellele peavad suutma vastata nii erakonnad kui ka valimisliidud. Vahe on ainult selles, et erakonnad saavad vastuse anda nii-öelda riigi üleselt tervikuna ja väga vajalik oleks, et ka valimisliitude sõnum selleks kõlaks nagu ühtsena, mitte ainult ühe kogukonna kontekstis, ühe omavalitsuse kontekstis, vaid et me suudaksime näha, et ka valimisliitudel on mingi ühine püüdlus pärast kohalikke valimisi teha elu Eestis teistmoodi, teha elu paremaks. Aitäh, see oli rohkem vist repliigina, aga ma oleksin väga rõõmus, kui te kuidagi reageeriksite ka sellele. Aitäh. Aitäh selle sümpaatse kommentaari eest ja ma arvangi, et edukad kohalike omavalitsuste valimistel ja valitsemisel on need erakonnad, kes
vaatavadki seda kohalikku omavalitsust, selle kohaliku omavalitsuse elutasandit. Ehk et ei ürita tuua sisse selliseid kohaliku omavalitsuse jaoks mõneti nagu pseudoteemasid või hoopis mingi muu tasandi teemasid. Ehk et tõesti seesama, et kuidas üks või teine omavalitsus edasi toimetab, milliseid ülesandeid ja kuidas nüüd juba uues situatsioonis pärast ühinemist oma osade vahel jagab, kuidas ta seda tööd teeb. Nii et see on igal juhul see võtmeküsimus ja see on ka see, mis on lubanud olla erakondadel ühes või teises kohas edukas, sõltumata sellest, mis situatsioon on riigi tasandil. Kui ta näeb seda kohalikku sisu ja ei proovi ennast võib-olla mingi sellise võib-olla reklaamlausete või selliste reklaamteemadega ehtida, siis on tal kindlasti ka kohalikus kogukonnas edu. No mõnes mõttes Liia püstitas selle küsimuse ja ma päris hästi Kaia suust ei saanud vastust. Et nüüd uues olukorras peale haldusvormi, kuidas valitseda, kui esindusdemokraatia kandjate ehk volinike arv väheneb 3 korda? Ma saan aru, et see küsimus oli suunatud pigem sellesse, et me oleme nüüd täiesti uues olukorras ja kuidas nüüd tulla sellise hea valitsemisega toime, kui meil volinike arv väheneb ehk kontaktide arv, volinike kontaktide arv inimestega, keda ta esindaks, väheneb. Vanasti oli ju igas külas oli oma esindaja, külapoe juures saadi kinni, võeti nööpist kinni, keeratud, et kuule, kuidas sa seda asja ajad või mul on siin see teine probleem. Et nüüd need kontaktide arvud jäävad ju oluliselt väiksemad. Et kuidas seda, ma saan aru, et Liia küsimus oli mingis osas ka see. Sisuliselt jah, sest minu mureks on see, et see esindusdemokraatia mudel, mis siiamaani nagu paljudes omavalitsustes ka oli nagu põhiline, et usaldati seal oma esindajad, külast oli seal oma inimene olemas, et see tõepoolest nüüd enam ei toimi ja meil on vaja hoopis teistsugust avaliku võimu ja kogukondade suhet ka kohalikul tasandil ja et seda suhet muuta, see ei ole ühe omavalitsuse teema, see on üle-eestiline nii-öelda väljakutse meil. Viia see kohalik võim teisele tegutsemismudelile ja see minu mure on selles, et kas me suudame ennast poliitiliselt organiseeruda, sest ainult poliitiline jõud suudab tegelikult seda muutust riigis läbi viia. Et kuidagi mobiliseerida nii valimisliidud kui ka sel teemal nagu selgelt oma arvamust välja ütlema, mitte niivõrd partide või vastandumise kaudu, vaid see, kuidas, millise kohaliku võimu mudeli me Eestis nüüd pärast haldusreformi 21. sajandil suudame ellu viia. See on minu meelest see nende valimiste väljakutse. Ma küll kasutan veel võimalust ja haaran mikrofoni, et ka sellele vastusele ma olen küll nõus, et see vajab üldist vastust ka, aga samas ega ta on lahendatav siiski ka iga omavalitsuse tasandil selles mõttes samamoodi, et tark tegutsemine seal annab ka edu. Jällegi, ma olen ühe korra selle asja enam-vähem ju läbi teinud. Meie omavalitsuste ühendamisel sisuliselt volikogu liikmete arv 4 korda väheneski. Ja see tähendab seda, et see, kui enne Kavala vallas oli oma volikogu, siis pärast ühinemist 2005 aasta oligi sealt ainult 2 inimest sellest piirkonnast. Ja see tähendab, et jah, tõepoolest see otsene esindatus ju vähenes. Mida me oleme proovinud hoida? Oleme proovinud hoida ka valimisnimekirjade tegemisel alati seda, et vaadatagi, kas piirkonnad on kaetud, kas erinevad elualad on kaetud, ikkagi selle sama pärast ka, et sellest kandist oleks ka päris volikogus inimesi. Mis aga tuli välja pärast ühinemist meie omavalitsuses ja see ei juhtunud ka mitte iseenesest, vaid ikkagi sedasi väikse präänikuga eesttõukamise ja tõmbamisega oli see, et selle kodaniku aktiivsus ja kogukondade aktiivsus tõusis, külaliikumine ja see tegevus ka organiseeritud kujul ja sellise tõesti organiseeritud tõukamisega edenes nõnda, et see, mis alguses öeldi, et info jõuab kusagile tagamaadele kehvemini või nende roll väheneb või nende tähelepanu neile väheneb, siis ei olnud nii. See tegelikult toimis vastupidi, sest seda võeti teravdatult vaatluse alla, et see enam ei juhtunud mitte umbes, vaid sellega tegelikult tegeletigi.
Rein Sikk vist oli, kui ma ei eksi, ütles kunagi või kirjutas kuskil kunagi, et kõikide maade valimisliidud ühinege. Et ma olen seda ühinemisprotsesse näinud vabariigi tasemel osalenud ühel valimisliitude sellisel koostöö proovimisel. Paraku see lõppes isikute ambitsioonidega ja need läksid erinevatel lahku ja nii see valimisliitude ümarlaud lõppes. Ma olen Rapla vallas püüdnud korraldada ka sellist valimisliitude kogunemist, eks, et lihtsalt infovahetuseks ei muud. Aga valimiste ajal jälle inimeste ambitsioonid muutuvad seal olulisemaks ja see valimisliitude koostöö nagu ei tööta. Seega mul ei ole väga suurt usku, et me mingi valimisliitude riiklik asi võiks kuskil tööle hakata ja midagi mõjutada, et see jääb ikkagi kogukondade enda teha ja kogukonna oma valimisliidud hakkavad toimetama. Aga nüüd see sisemine protsess, jah, see on mure, eks, et mis minu jaoks on täna valesti, on see, et peale valimisi moodustatakse koalitsioon. See tähendab, et üks osa volikogust jäetakse kohe mängust välja. Meil on hääled koos, meil on koalitsioon, meil on 25-14, 11, teiega pole meil suurt midagi teha. Moodustatakse koalitsiooni nõukogu, suured otsused võetakse vastu koalitsiooni nõukogus ja edasi on juba nende otsuste kuidagi tegelikult läbisurumine, eks, et kui palju keegi seal suudab jõudu juurde anda. Meil tulid vahepeal juba valla määrused tulid koalitsiooni nõukogu otsusega. Ma küsisin, et kuulge, et kas valla mingitustest dokumentides üldse on olemas siukene asi nagu koalitsiooni nõukogu, kelle otsusega need tulevad. Siis see lollus kadus ära. Aga põhimõte on sama, eks. Et mis on minu arust see ongi nagu see, et volikogu, kellel on ju tegelikult rahva mandaat, on selle nagu valitsusele ära andnud. Et me peame nagu aru saama, et volikogu, saades rahva mandaadi, peab seda ka kandma. Ehk vallavanem ei ole vallas kõige tähtsam isik. Vallavanem on administratsiooni juht ja kõige olulisem isik on volikogu esimees, kes juhib, kelle amet ei ole ainult volikogu kokkukutsumine ja koosolekute korraldamine, vaid ikkagi sellisel poliitiliste otsuste tegemine, eks, et koos volikoguga. Ja nüüd need piirkonna asjad, kui ma olin vallavanem, siis meil oli Rapla vallas 5 kanti. Need on nagu moodustatud, reeglina nad käivad mingite vanu kolhoosi piire pidi. Aga nad on ikkagi teatud sellised vanast ajast jäänud kogukonnad või sellised määratused, kus inimesed nagu tunnevad ennast, et see on meie ala. Need kandid, me moodustasime sinna kandinõukogud. See tähendab, et tegelikult arengukava käigus igale kandile tegime oma arengukava, kutsusime inimesed kokku, käisime seal 2-3 korda, 4 korda arutamas neid asju ja inimesed tulid juba kaasa, siis olid ise, nad tegime 5-liikmelised kandinõukogud. Need hakkasid nagu tööle, eks. Aga paraku läks niimoodi, et keegi ei pööranud nendele kandinõukogudele enam rohkem tähelepanu. Ja paratamatult, kui nagu sealt valitsuse volikogu poolt sellist natukene torkimist, natukene ülesandete andmist, natukene küsimust ei ole, siis nad kipuvad laiali vajuma. Ja minu arust ongi nendesse kantidesse tuleb tagasi jõuda, nende sama kandinõukogude moodustamine, nende kandinõukogudele teatud ülesannete andmine, neid ei saa palju olla, sest muidu nad väsivad. Nendele võib-olla ka mingisuguste õiguste andmine, aga see suhtlemine nende kandinõukogudega ja seal need kandid aktiviseeruvad kindlasti, kui keskus läheb kaugemale. Usun, et ükski uus omavalitsus võib-olla pärast esimest sellist väikest ehmatust ei saa endale lubada seda, et ta ei tegele sellega. Siin küll ma saan aru, et on selline kehvem näide, et on võib-olla ära kadunud see hea suhe, aga see on ju eluliselt tähtis ükskõik kellele, kes seal vallas nõnda nimetatud võimul on, sest ta ei saa teha head poliitikat, kui ta kõikide nende osadega ei suhtle. Aga võib-olla selles samas teemapüstituses Liia ongi see ka natukene see vastus, et miks jällegi mingil hetkel see erakond ka kohalikul tasandil on hea, sest erakonnas kakeldakse, mis kakeldakse, vaieldakse, mis vaieldakse, aga see väljund sinna siiski on olemas. Nii nagu siin kolleeg ütleb, et valimisliidud tulid kokku
tegid jututoa ja siis need isiklikud ambitsioonid rohkem ei lubanud omavahel, eks ole, koostööd teha. See oli valimisliitude liit, et see ei olnud nagu, see oli, tegelikult see oligi nagu info. Ja, aga et erakond, nemad juba peavad, kas toimetavad edasi, lähevad lõhki või ei toimeta edasi, aga nad peavad kuidagi pidi mingid vastused andma. Kas või nui neiaks nad peavad mõtlema, sest neil on see vastutus, nad on ise selle vastutuse võtnud. Kaia, erakondade liiduga juhtuks sama, mis valimisliitude liiduga. Sellepärast ongi see nii üles ehitatud, et ei ole erakondade liit, vaid ongi üks erakond. Ja eks me teame, eks see paleus vahete vahel on, et tahaks veel, et oleks uus erakond ja minule koht. Jah, hästi. Ma usun, Liia sai teatud mõttes vastuse. Teine võimalik lahendus on ju selle asjale see, et meil on ühes vallas mitu valimispiirkonda, et see tagab nii-öelda ka teatud mõttes proportsionaalsuse esindatuse, et kahetsusväärselt minu hinnangul on enamikes uutes omavalitsustes lepitud kokku üks valimispiirkond ja see võib tekitada tõepoolest olukorra, et seal, kus on mass inimesi, sealt tulevad hääled ja need hõreasestusalad võivad jääma üldse esindused. See on üks võimalik... Praktikuna ma ütlen, et see pigem on natuke vastupidi. Hõreasustusalad, külad ja sellised kandid, eks ole, mis on keskusest kaugemad. Kogukonnad. Alati organiseeruvad paremini sellistes küsimustes ja valivad oma inimest, et kui nad panevad oma inimese välja, nad väga jõuliselt enda inimest valivad ka. Kaia, aga kui meil on suur omavalitsus ja meil on omavalitsuste servas üks väikene kogukond, kes hoiab kokku oma inimese taha, ta saab 50 häält kokku, võib-olla 100 häält, aga et künnist ületada on vaja võib-olla uues olukorras saada 200, 300, 400, 500 häält. See on see probleem. Rapla vald 9000, temaga ühineb Kaiu, Raikküla, Juuru, igas ühes 1200, eks? Ja kõik need 1200 hakkavad oma neid toetama, eks? Ja kui nüüd need, ütleme, mis üks Juurust, Kaiust, eks? Seal tulevad ka mitmed valimisnimekirjad ju välja. Ja igaüks tahab Juurust, Kaiust esindajaid. Ehk see killustatus tuleb nii suur, eks? Et see Rapla 9000 lihtsalt sööb ära, tahame me ei taha, see matemaatika nii näitab. Aga tegelikult on meie ülesanne, see esindatus on väga oluline, et see esindatus oleks ja me valimisliidus oleme küll nagu ülesande võtnud, et me peame kuidagi tööd tegema selle nimel, et saaksime sealt Juurust, Kaiust esindajad kätte, eks, et ole volikokku. Kui neid ei ole, siis on puhta jama lahti. Siis on jama majas, Rapla valitseb Rapla ümbrust, aga meil on siin järgmine arvaja, Siiri Käpa. Aitäh, olen Siiri Käpa ja olen valimisliidus tegutsenud aastast 2009 ja Kaul võttis mul just ennem sõnad ära ja millele ma tahtsin just nagu tähelepanu pöörata on need valimisringkonnad, mis nüüd praegu on. Olen Saue linna elanik ja nüüd on siis ühinemine on siis Saue valla, Saue linn, Kernu ja Nissi vald. Ja kui nüüd valijatega rääkida, ega valijatel kerge ei ole, nad on täiesti segaduses. Et see valimisliit on saanud nagu võlusõnaks erakondadele, me nüüd teame, et erakonnad teevad oma nimekirju ja panevad ka valimisliidu nime alla selle, et see on meie valimisliit, inimesed ei saa aru, kas ta on siis nüüd erakondlik valimisliit või on ta valimisliit. Et tunnetavad seda, et elanik ja võim nad kaugenevad üksteisest. See on üks asi, see on nüüd täpselt see, mis on tagasiside siis nagu valijatel. Ja teine on nüüd täpselt see ringkonna küsimus, et need ääremaa inimesed, see on see õige, on see puhas matemaatika, et nad ei pääse sinna volikokku oma inimeste ees seisma. Et paraku need erakonnad nagu sõidavad ikka nagu teerulliga nendest üle. Et selles suhtes on kurb, inimesed aduvad selle väga hästi ära, sest see on tõesti viiendades matemaatika. Aitäh! Kui ma tohin, et selles mõttes ma ei ole nõus, et erakonnad sõidavad, inimesed sõidavad üle. Eks, et tegelikult on seal on inimesed ja see on suhtumine ja tegelikult ega kui valimisliidu esindajatel on samasugune suhtumine, siis nad sõidavad täpselt samamoodi üle, eks. Et minu arust on see otsustusprotsessi korraldamise küsimus ja paraku see, mis te rääkisite, on tõde, jah, nii kipub olema. Kas ma tohin siia ka siis väikse kommentaari vahele, olen Raivo Koksar olen ja poliitikas hästi pikalt olnud IRL-i taustaga. Aga siin oli mainitud just seesama, ütlesid 9000 ja tuhandes, et meil on tegelikult Saue vallas on
on sama situatsioon, et Saue vald saab mingi 11 000, Saue linn alla 6000 ja teised veel riburada väiksed juurde. Ja täna on Saue vallas siis loodud niisugune nii-öelda valimisliit, kaasa arvatud on seal siis IRL-i liikmed ja nii edasi, et ma tean ka, et IRL-i taust on seal, toetus on taga. Aga mis on nagu põhiprobleem, et täna on siis see valimisliit on öelnud, et nemad teevad kõik selleks, et tänane Saue valla valitsus jätkaks ühendvalla valitsemist, ehk siis kui varem seda varjati, siis nüüd räägitakse täiesti otse, et eesmärgiks on võita absoluutne võim ja kõrvaldada teised kõik. Et ainuke, keda tegelikult täna kardetakse, on Saue linn, et Saue linn võib-olla siis mobiliseerub, on aktiivsem, on kompaktsem, sest et meil on ju laagri peab ennast Tallinnaks, laagri väga usinalt ei vali, aga siin ongi seesama, et kui oleks olnud nüüd erinevad ringkonnad, siis oleks see proportsionaalne esindatus võib-olla garanteeritud, täna on sellest üle sõidetud ja meie näeme siin päris tõsiseid ohumärke, et jätkab praegune vallavalitsus. Ei saa öelda, et nad nüüd väga pahasti oleks valitsenud, aga see, mis toimuma hakkab, et seda me ei tea, et seesama võim on kaugenenud päris tõsiselt. Ma võib-olla korra kommenteeriks, et selge on see, et kui volikogu liikmeid on vähem, siis erinevaid külasid, keda esindada, oleks võimalik, loomulikult on vähem, see on päris selge. Aga eks see valimisnimekirja kokkupanemise tarkus on ka see, et vaadata, et proportsionaalselt ühest või teisest kandist oleks inimesi sellised, et inimesed saaksid oma tarkusega tõesti koopereeruda ja minna nende isikute taha, kes ühest või teisest kohast võiksid valitud osutuda. Ja kui nimekiri on väga palju, kandidaate on väga palju, siis on see keeruline. Võib-olla ka maakonnapõhises suures omavalitsuses ilmselt ei adu võib-olla hetkel seda situatsiooni, on see keeruline. Ma ei tea, mul on selline tunne, et me oleme nagu jumalast ära valitud hea paik, et meil pärast selle 4 omavalitsuse ühinemist ja see võib-olla siis see 10 000 on ka parasjagu nii palju väike omavalitsus veel, et see, et igast ühinenust omavalitsusest enam-vähem proportsionaalselt oli volinikke, ikkagi tekkis ja pigem meil tekkis see, et väiksematest piirkondadest rohkem. Me proovisime esimese korra ära selle, et tegime ringkonna valimised. Mis oli selle miinus, oli see, et nii nagu ringkondade puhul ikka ja Tallinna puhul me ju teame, et võib tekkida teatud juhtudel selline killustatus, et lähevad mingid hääled väga palju kaduma, et tekivad need poolikud kohad ja siis hakkavad need ülekandumised tulevad, mis ka mõnes mõttes moonutab seda olukorda. Ja me loobusime pärast esimest korda ringkondades valimist ja teeme üle vallalist valimist ja loomulikult iga küla ei saa esindust, aga need kandid, kes enne olid olemas, need praegu on selles mõttes hästi läinud, et see tarkus ilmselt nimekirjade moodustamisel on selle taganud. Aga Kaia, kas oled muga nõus, et seda probleemi annaks lahendada valimiskünnise alandamine, et me oleme arutanud seda ja jõudnud järeldusel, et kohalikul tasandil võiks valimiskünnis olla üldse olematu. Et siis meil ei ole vaja hakata hääli ümber mängima kellegi kasuks, kellegi kahjuks, et olukord kohe muutuks palju paremaks. Vaata, aga kui ta neid ringkondi on juba nii palju, siis nad paratamatult seal see omavaheline jagunemine tekitab sellist disproportsiooni, et ühes kohas tuleb mul mitu inimest sealt sisse, teises ma ei saagi, jään sinna alla. Ma ei tea, kuidagi matemaatiliselt läbi mõelda, ma ei tea, kas see annab nii. Ta igal juhul ju midagi läheb kusagilt kohast ses osas kaduma, et kui sul kohti on, 4 korda ongi volikogu kohti vähem, siis igal juhul see jagunemine kuidagi peab seal toimuma. Aga eks see võib-olla on ka see nuputamise koht, et mõelda, et kuidas see ka nõnda paremini saaks. Et ma tean Põlva valla võitluse lugu, kus Põlva vallaga ühineb 4 maavalda. Nendes 4 maavallas Kamba peale on kokku 60% elanikke ja 40 Põlva linnas. Ja seal tehti ettepanek teha vähemalt 2 valimispiirkonda, maavallade linn. Ja see hääletati volikogus erakondade esindajate poolt julmalt maha. Nii et mingid ohumärgid selles suhtes olemas, et kui me nüüd hindame selle
ütleme, valimispiirkonna võimekusi ühises nimekirjas ennast realiseerida, siis tiheasustusaladel, kus informatsioon liigub palju olulisemalt, kiiremini ja edukamalt, siis kindlasti põlvakatel on suuremad eelised saada tegelikult enamus volikogu kohtasid ja maavaldadel on väga suur šanss kaotada see positsioon, mis neil tegelikult proportsionaalsusega oleks antud. Aga Alar tahtis rääkida. Ma ise eelistaksin ka neid piirkondi, et minu arust see esindatus on väga tähtis ja palju tähtsam kui nimekirjas oleks, sest et ajalugu lihtsalt näitab, et peale valimisi need valimisnimekirjad enam kokku ei tule. Äärmisel juhul need erakonna esindajad saavad erakonna koosolekutel kokku, aga kõik need, kes seal on väljaspool erakonda kandideerinud, need nagu unustatakse järgmiseks 4 aastaks ära, et seetõttu ma eelistaksin ka, et oleks sellised väiksemad piirkonnad. Aga samas oli ju võimalik see kõigil kokku leppida ühinemisläbirääkimiste käigus ja kui ei lepitud kokku, siis mis ikka teed? Jah, nii see meil oligi, et meie esimene kord nii tegimegi igaks juhuks, siis vaatasime, et kas meil seda vaja ongi ja praegusel hetkel on meil näiteks ka, et hajaasustuse elanikke on rohkem kui on, ütleme, keskuse inimesi, aga see otsus nõnda tekkis, aga ma ei tea, praktika nüüd näitab, et meil Käruvald, kes on Türiga ühinemas, nemad olid küll üsna kindlad, et nendel ei ole mingit probleemi, et oma konkreetsed inimesed, kes on väga tuntud, kindlasti saavad volikokku, et nemad panevad seljad kokku ja et see on nagu garanteeritud, et nemad olid küll väga enesekindlad ja eks see nüüd vaatame, kas see nii kenasti läheb, et ehk ta läheb. Ja mina muideks ei pidanudki seda mitte valimisnimekirjas olemist silmas, vaid just seda, et kui valimisnimekirja tehakse, siis vaadata ka seda, et seal üksteise, nõnda nimetatud üksteise hääli ära ei sööda või et sa panedki normaalselt, proportsionaalselt neid inimesi nõnda välja või on ju teada, et võib-olla, ma ei tea, vallavanem võib-olla võtab palju hääli ära, et aga kes siis sealt järgmised on või et ühest külast ei ole mõtet ju 7 inimest panna, eks ole, siis ei saa kindlasti sealt keegi. Et pigem nagu seda ja jälle, mina ei tea, mina kutsun kõiki Türile elama, et meil on erakonna... Mina ei tule. Sina ei tule, sinuga siis on kindel, et meie valimisnimekiri on käinud koos alati kõikidel vahelistel perioodidel. Üks ühel hetkel käib, teine teisel hetkel ei käi, aga iga kuu kutsume kokku, tuumik ei ole suugi, nii et on erakonna inimesed, nii et kui see praktika kuidagi pidi toimiks, eks ole, see oleks väga oluline, väga hea. Ma ütlen, see on erandlik, et ka meie valimisliit käib ikkagi on 4 aastat käinud kord kuus koos, vajadusel ka tihedamini, aga see on pigem erandlik praktika, et kiputakse unustama kõik need teised, kes on kaasa haaratud. Ja kes ei osutunud valituks. Kes ei osutunud valituks, just jah. Nii, meil on siin järgmine arvaja. Tere, mina olen Saue linnast, Mati Napus. Vaat selles suhtes ma tahaks natukene teile tähelepanu pöörata, et sellest kogukonna esindajast, et see on väga tähtis. Tegelikult ei ole alati. On neid esindajad, kes saavad, ütleme, vallas küllaltki mõjuka hea positsiooni ja nad lähevad oma isikliku huvidega välja. Ma ütlen oma Saue linna kogemusest, meil oli ju ühinemise vastu oli 73% ja valimisosalus oli 42%, aga teatud osa volikogu liikmetest ikkagi hääletad rahva tahte vastu. See on selge pilt. Kusjuures nüüd, nagu meil siin Siiri Käpa ütles alles, moodustatakse laagris selline suur tugev jõud, on selline kava ja ma olen täiesti kindel, et need, kes meie Saue linna elanike huvid reetsid, need ühinevad sinna ja Saue linn, eks nad nii palju teevad, et mingil määral silma paista, aga kokkuvõttes ärge rääkige seda, et see on nüüd kuldaväärt meest, kes kuskilt kogukonnad. Ta võib olla, aga ta võib ka nii reeta ja nii peenelt reeta, et keegi kurat aru ei saa. Aitäh! Inimene on keeruline mehhanism ja väga raske on teda vahest mõista ja alati on neid, kes on volikogus teatud kindla sihiga. Aga ma ei julgeks üldistada kogu seltskonda panna mingisuguste et kui on üks kindel, kes tõesti ajab oma asja või mingit isiklikku asja veel ja on selle eest väljas ja ütleb, et siis terve valimisliit või terve erakond, et oleks samasugune, et tegelikult on need ikka üksikud.
ma loodan vähemalt. Eks see ka nii, et inimesed annavad, valijad annavad hinnangu, valivad ja siis polegi midagi teha. Rahvasaadik toimetab ja teeb ja inimesed on eripärased ja vahetevahel me ju imestame ka, et kuidas valijad mitu korda ühel inimesele hääli annavad. Meil kõrvalt vaadates tundub see imelik. Ja kuidas nad mulle nii vähe annavad? Ja see ka sedapidi, nii et need teed ja need otsused on ära arvamatud. Nii, meil on järjekordne asumaja siin. Aitäh. Ma olen Türi vallast ja ma olen nüüd üle elanud selle nelja ühinemise ja ees on meil tõesti tuleb Käru ja Väätsavald. Et ma ei tea, kas ma olen naiivselt suhtunud või kuidagi üle vaadanud, kuid minu meelest ei ole Türi vallas olnud seda kõrvalejäänduse probleemi pärast neid ühinemisi. Et meie endiste valdade elanikke on kaasatud läbi kodukondi liikumise, läbi külavanemate, läbi komisjonide. Et ma tunnistan, et esialgu oli küll ka hirm suur, et nagunii jääb keegi kõrvale kuskilt ja kes ei kuule ega ei näe mitte midagi. Aga nüüd mul on uus hirm, kuna meil tuleb ka Väätsa vald, kes on tugev vald. Et võib-olla tõesti ma ei kujuta ette see ühine nimekiri, et kuidas Väätsa valla elanikud, kes võib-olla on väga vaimustunud oma vallavanemast, et kuidas nemad hääletavad ja kui palju siis, ütleme, Türi, see endine Türi keskus, kui palju sealt siis nagu need hääletajaid on. Ja teine asi on see, et ma ikkagi jälle selle vastutuse juurde, et kellelt siis ikkagi küsida, kui on valimisliit? Kellelt pärast küsida. Erakond vähemalt, ma saan siis tänitada, ma saan mõjutada ja öelda, et kuulge, pole mitte midagi teinud, järgmine kord ei tule enam häälestama. Aga valimisliit ei ole küsiv ühendus. Inimesed tulevad ja lähevad, et kuidas edasi sellisel puhul? Et ma ei tea, Türi valla kiitmise võtad oma peale. Mis ma nüüd ikka, eks ma olen siin juba tund aega kiitnud, aga no, ju meil on kuidagi niimoodi mõistlikult ja enam-vähem läinud, mitte pilvitult, eks ole, aga enam-vähem normaalselt on ta ju läinud ja ma usun, et eks see on ka see põhjus, miks me praegune ühinemisprotsess ja ka suhteliselt seda siin nagu arukalt ja rahumeelselt on läinud, et ilma suurte pahanduste ja kaeblemisteta, et eks me proovime ikka pärast neid valimisi, ma saan siin EHA murest aru, et aga ka need uute valdadega koos hästi hakkama saada. Et ma tulen siis selle vastutuse juurde, eks, et kui Keskerakond või Reformierakond vastutab, kes siis vastutab? Mina ei tea, kes vastutab. Nähtavasti mitte keegi, sest see on see tore kollektiivne vastutus. Kui valimisliidu inimene vastutab, siis see sama inimene tegelikult vastutabki. Ta on palju rohkem oma näoga seal, oma nimega kui erakonna esindajad. Ja milles vastutus tegelikult seisneb? Kui tulen nüüd Rapla valla juurde tagasi, ütleme, et Reformierakond, kes meil on läbi aastate võitnud valimised, eelmised valimised kaotas. Seega on ta midagi halvasti teinud ja peaks nüüd vastutama. Aga ta ühines teiste erakondadega, on rõõmsalt võimul edasi, nii et milles siis tema kaotuse vastutus nüüd seisneb? Ma usun, et eks ta on selles, et küsitakse, et näiteks meie, mida teeme iga kord, kui järgmised valimised tulevad, nii nagu ma ütlesin, et me aastast 2002 oleme alati erakonna nime all väljas olnud ja kirjutamegi, eelmisel korral meie valimislubadused 1-10 olid sellised. Esimene, mis oli tulemus, teine, mis oli tulemus, kolmas, mis oli tulemus ja kuigi iga kord ju meie nimekirjas osa inimesi vahetub, tuumik on sama, nimi on sama ja selle tulemusena on mingi selline stabiilsus ja järjepidevus. Nii nagu sina ütled, et teil on ka olnud selline, ütleme, valimisliit, mis on siiski oma tuumikult ju ka püsiv, siis on ilmselt see asi lihtsam, aga vahetevahel on ju ka seda, et tõesti, et üks kord öeldaksegi, et nüüd ma olen samm edasi, teine kord 2 tagasi ja võib-olla just sellepärast, et oleks kuidagi lihtsam. Eks need olukorrad kohalikes omavalitsuses ongi ju täiesti nagu öö ja päev. Ma teeks omalt poolt ühe repliigi siia maastikule, et miskipärast arvatakse, et erakonnad on püsivad ja valimisliidud ei ole. Me teame Eesti lähiajaloost vist 10 võib öelda erakondi, mis kunagi on loodud ja mille nimegi me täna enam ei mäleta. Tõsi, osad neist on ka ühinemise kaudu oma nime kaotanud, aga me teame näiteks koonderakonda, mis
kadus jäägitusse ajaloo sinna kasti ja ütleme, tegelikult oleme ausad, ka Rahvaliit kadus. Helme ütleb küll, et me oleme ta nüüd uuesti üles ehitanud, aga sisuliselt võiks öelda, et Rahvaliit oli vahepeal täiesti teovõimetu. Nii et ma ei tahaks öelda, et erakonnad on jumalast loodud igaveseks ajaks igavesti. Ka nemad võivad olla sama püsivad mooduslised. Nii nagu me vaatame ettevõtete maastikul, me ei saa öelda, et suurettevõtted ei lähe pankrotti ja väikseettevõtted lähevad, või vastupidi. Nii et ma siin ei julgeks küll nii võimsalt välja käia, et erakonnad on igavesest ajast igavesti aamen. Seda vist keegi ei öelnud ka. Ma umbes 4, selliste eelmiste valimiste eel, kui ma tegin, kui ka räägiti, et see valimisliit ei vastuta ju, nad kaovad ju kodumurud ja need narritakse selliste nimedega, eks, et ma panin Rapla maakonna nagu valimistulemused kõikide valdade kaupa, kes mingi 2 või 3 valimisperioodi võtsin ja proovisin panna nagu erakonnad ja valimisliidud, et mis on saanud, eks, võt sellest valimisperioodist järgmiseni, eks, et valimisliitudega on natukene raskem, seal on ju see nõue, et 50% peab olema sama seltskond, eks, et siis saad sama nimega minna. Et kui juba 2 seda seltsingu registreerida, 1 järgmine kord ei tule, siis tuleb seda nime mingil määral muuta, eks, et seetõttu nagu seda järjeajamine on raskem ja seetõttu on lihtsam öelda, et kuulge, need kodumurud muudkui kaovad, eks. Tegelikult see põhiseltskond jääb samaks, et seal tuleb nagu seda juhi selle asjaga vedada. Nii et kaob ära, jah, ütleme, see koonderakond on paljudest ära kadunud, siis on Keskerakond seal 1 kord on, teist korda ei ole, et tegelikult need valimisliidud läbi nende juhtide, nende säilimine oli palju stabiilsem kui erakondades säilimine. Eks see loeb see juht tuumik, eks ole? Tuumik, jah, sest kuidas sa valimisliitu muidu määrad, kui see nimi on muutunud? Tere, aga minu maalt Märt Meesak, Konguta vallavolikogu liige 12 aastat ja volikogu ennast ka olnud. Et see vastutuse teema on ka meil valimisliiduna alati teemaks tulnud, et olen sama valimisliiduga kandideerinud antud vallas 3 korda järjest. Sama nimega ja sama tuumikutega, et ma ei tea, kui 3 korda valimisi järjest ei ole valimisliidu mõistes vastutus, siis ma usun, et siiski on. Ja teine aspekt, mis ma siia juurde tahaksin vastutuse teemal tuua, on omavalitsuse valitsemise aspekt, et me valime neid inimesi siiski seda valitsema, seda omavalitsust. Ja kui mõni tänane või endine vald on pankrotti läinud, need Eestis on tegelikult juhtunud ja neid tegelikult on valitsenud erakonnad, siis kas need liikmed sealt erakondadest on siis kuidagi vastutanud selle eest? No ei ole, kandideerivad uuesti, kas osutuvad valituks või mitte, aga ega see poliitiline vastutus ei sõltu sellest, kas ma kandideerin valimisliidus või erakonnas, vaid ikkagi inimese enda südametunnistusest ja valijate hinnangust. Ja vastutus minu meelest ongi valijate kätes, et kui teie meelest kandidaat ei ole täitnud teie ootusi, siis ärge andke temale lihtsalt hääli järgmine kord ja nii lihtne see ongi, et olenemata kuhu nimekirja ta kuulub, kas ta on kodumurus või erakonna nimekirjas. Pluss Riigikogu valimised, kui me vaatame, siis tihti on poliitikutega selline vangerdus, et kui täna kandideerin Jõgeva Tartumaal, sain mandaadi kätte, mingil hetkel juhtub, et ma väga populaarne enam seal ei ole, ehk ma ei ole selle piirkonna jaoks mitte midagi teinud, ma ei hakka nagu roppusena ütlema, et mitte essugi teinud, siis mind lihtsalt tõstetakse partei poolt järgmisse ringkonda, sest seal ma ei ole veel enda mainet ära rikkunud, ehk siis kus see vastutus sellega kaasneb, et ma arvan, et see vastutuse teema on selline hea ninanips alati rääkida, et küll on ikka erakonnad tublid ja vastutavad millegi eest, aga ma arvan, et see on ikka inimestes kinni, nii vastutus kui ka valimine. Aitäh! Kas ma sain Märt sinust õigesti aru, et sa ütlesid, et tegelik vastutus lasub valijatele? Ikka, jah. Nii et valija vastutab. Valija vastutab targa otsuse eest, aga kui juba sa oled valitud, siis see vastutus on ka sinul. Ja nüüd küsimus on see, et kas valija teeb 2 korda ühesuguse otsuse, kui siin oli jutt, et valiti keegi ja pole üldse õige mees või õige naine. No siis on küsimus, kui teist korda veel valitakse, siis järelikult kellegi meelest on õige mees või naine. Aga mida siin proua enne vist ilmselt tahtis ka rõhutada, on see, et see lisavõimalus on olemas, kui on erakonna nimekiri. Et saab tänitada veel kellegi kallal ja mingi häbi, kui näiteks siin oli juttu pankrotti läinud omavalitsusest, mingi häbi langeb veel kusagile, mitte ainult sellele tegeliku teo tegijale, vaid on veel ka sellele erakonnale, et näete, teie juhitud omavalitsusega läks kehvasti. Aga nii nagu räägitud, loomulikult kõik need, kes on valitud, on tegeliku töö tegijad, ongi selle tegeliku mandaadi saajad ja neist see sõltubki, mis sealt tuleb.
Kollektiivne vastutus on minu lemmikvastutus. Tervist, minu nimi on Argo Loo ja mina arvan, et kõige suurem probleem ongi see tsentraliseerimine ja see, et inimesed võiks nagu rohkem teadvustada seda ja püüda ka igal tasandil, ükskõik mis tasandil me oleme, seista selle eest, et seda juhtuks. Demokraatia täna on üleüldse huuvar, demokraatia pole olemas. Kui me vaatame, et kuidas poliitilised erakonnad tahtsid ära kaotada valimisliidud ja mis peale seda juhtus see, et kui enne oli 2/3 kohalikes omavalitsustes valimisliitude liikmed volikogudes võimu tasandil siis ja 1/3 oli siis poliitilisi parteisid, siis kuigi Riigikogu hiljem tühistas selle valimisliitude keelu, see mõjutas selliselt, et see number muutus vastupidiseks. Peale seda järgmistel valimistel oli 2/3 olid poliitilised erakonnad, 1/3 olid valimisliidud. Et see on nagu üks selline näide. Minu arust haldusreform täpselt seesama asi on. Ja siis, kui see haldusreform on tehtud, siis avastatakse et aga sellega seoses kaob ära 700 töökohta, siis hakatakse neid tsentraliseeritud ministeeriumide asutusi uuesti maale tagasi viima. Et see tervikpilt on. Julgeolek, me peame olema asustatud ja selle kohalikel inimestel peab olema võim. Et siis see on see tagasiside probleem ka. Ja võimude lahusus, ütleme see, et kui apteeker ostab ära endale Postimehe on, et kui me näeme seda, et poliitiline võim, majanduslik võim ja ajakirjanduslik võim liituvad, koonduvad, nimelt see on tsentraliseerimine, see on loomulikult probleem, sellepärast et algselt nendel kõigel on omaette erinevad eesmärgid. Aga loomulikult, kui seal eesotsas on nagu üks inimene või üks asutus on tsentraliseerinud, siis ta hakkab seda kuritarvitama. Et veebruaris sellel aastal tuli välja, et 8. maailma inimesel on sama palju varandust kui 3,5 miljardil elanikkonnal ehk 50% maailma elanikkonnast. Ja see 3,5 miljardit maailma elanikkonnast on nii vaene, et tõenäoliselt nad ei saa ei erakondasid rahastada, et nad ei oma ei meediat ega mingeid ärisid. Aga see 8 inimest on nemad rahastavad erakondi, nad on ka meediaomanikud. Aasta tagasi, aastal 2016 64, tähendab 64 inimesel oli sama palju varandust kui poolel maailma elanikkonnast. Sellel aastal, aasta möödas, number on 8. Me peame seda endale teadvustama ja see on probleem. Ja ma arvan, et see on suurim probleem. Aitäh, me läksime nüüd globaalsele tasandile. Kaia, ütle nüüd ausalt, palju sellest 8 mehe rahast IRL-i kukub? Oi jummal, vaat kui raske küsimus selle 8 mehe rahast. Ma kardan, et ei jõua kohe üldse ühtegi senti sinna selle 8 mehe rahast. Aga mina arvan, et ma ei tea, eks ma ei ole kuskilt küsida, aga mulle tundub küll, et see... Mina arvan, et teoreetiliselt võib täitsa juhtuda, sest nende ettevõtted, tütarettevõtted, veel tütarsidus ja kõik muud ettevõtted, et ma arvan, et nende juured tulevad Knorr näiteks, on Eestis ju müügi, ma ei tea, kas Knorr toetab teid, ei toeta, aga nende rahvusvaheliste firmade esindused on siin olemas, need võib-olla isegi juhtub, et mingisugune osa pudeneb. Minu jaoks on ka probleem, ma ei kuulu nende 8 hulka. Ja valimisliitudele nad ei anna üldse. Ja sel 3,5 miljonil ei ole raha ei erakondi toetada ega valimisliite toetada. Võib-olla annavad, meil ei tea, eks ole. Keegi kodanik, kes ütleb, et tema tahab kodaniku tegevust toetada, annab ja võib-olla lahkesti. Ega me sellest seda kindlad olla. Eks tõsi ta muidugi on, et me tahaksime, et see maailmas rikkus jaotuks ühtlasemalt inimeste vahel ja kindlasti on see probleem, aga seda probleemi me vist ei lahenda ära kuidagi sel moel, et kas me valime Türi või Rapla volikogu nii või naapidi. Aga kas meie hulgas on veel inimesi, kes tahaks kindlasti midagi arvata? Ei ole. Siis mul oleks selline
ettepanek, et teeme nüüd siis kordushääletuse. Et me oleme nüüd... Ma ütleks lõpetuseks midagi, tegelikult üks asi. Lõpetuseks sa saad sõna veel. Sa saad siis hääletustulemust kommenteerida ja kõike. Et kui me siin, osad on aja läinud, osa inimesi, aga me tegime hääletuse, et kes on seda meelt, et kohalike omavalitsuste valimismudel peaks olema pigem selline valimisliitude põhine ja kes on seda meelt, et ta võiks olla erakondade põhine. Et ma panen siis jälle erakonnad hääletusele, et kes on seda meelt, et erakonnad peaksid olema selle kohaliku elu põhilised juhtijad ja toimetajad. Käed püsti. Need viimased läksid ära. 2 ei ole, 3 häält. Meil on üks hääl tuli juurde, 3 häält. Kes on erapooletu? 1 on erapooletu. 3 erapooletust jäi 1 järele. Nii, ja kes on valimisliitude poolt? Ütleks nii, et ikka valdav enamus, nii nagu ennegi. Neid on veel vähem. Protsentuaalselt oleme rohkem kohtanud. Et ma siis ütlen niimoodi, et me oleme tund aega tühja tööd teinud. Ikka enam-vähem sama. Tund, poolteist tundi tühja tööd. Aga mul on nüüd selline ettepanek, et kumbki debatis osaleja saab veel lõpusõnaks midagi kokkuvõtteks öelda ja nii on, et kas ma võin alustada, Kai alustas enne, et minu arust ei ole jama ei valimisliitudes ega erakondades, minu arust on jama see, et me ei suuda kumbki korralikult oma valimisnimekirja kokku panna. Et me oleme kohutavalt vaeva sellega, et saada 20 või ütleme niinimetatud täisnimekirja, et inimesed ei tule välja oma asja eest seisma, oma asja eest rääkima. Ja see on nagu see poliitiku maine on nii kehva ja see sõna poliitika on nii kehva kõlaga, et kui kutsud valimistele, siis nad kahvad ruttu ära, eks. Ja võt see on jama ja see on see koht küll, kus tuleb tööd teha kõigile, eks, et inimesed teist ju sõltub see, mis teie kodus sünnib. Ja kui keegi ei tule välja rääkima, kaasa rääkima, otsustama, siis teeb seda keegi teine. Ja minu arust nii lihtne see ongi, Täitsa nõus ja kuna mul on juba üsna kiire, siis ma teen lühikese kokkuvõtte ja julgen lõpetada sellega, et kõigepealt aitäh kuulajatele, aitäh kutsumast ja julgen ikka öelda, et Türi vald on üks jumalast toitud paik. Meie nimekirjas on praegu 53 inimest, kes on oma jah-sõna öelnud, et nad osalevad valimistel ja võib-olla tulevad mõned veel juurde. Nii et kuigi võib olla see, aga ilmselt see stabiilsus ongi see, miks nad ütlevad, et jah, nad tulevad meiega. Nii et meil on hästi läinud. Alari mõttele rahvusvahelist mõõdet juurde anda juba Churchill ütles, et poliitikaga pead tegelema, vastasel juhul sa riskid, et maailma valitsevad hullud. Muidu tegeleb poliitika sinuga. Just, aga ma omalt poolt väga tänan meie esinejaid, teeme neile suure aplausi.